4. päev, 3. hommik siin Alulinna lõkkekohas. Ja ongi nii, et see 2. hommiku elevus on kadunud. 3. hommiku väsimus on ka kadunud. Ongi, nagu ma kahtlustasin või aimasin, tekkinud siukene mõnus hea rutiin, et ülesse, kohvi, asjad kokku ja teele. Yes. Vana hea KLR on valmis jälle teele asuma. Kurat, on ju äge ratas. Minu meelest on küll. Tööloom, tööhobune. Toitsina õige koht KLR-iga tulekuks. ja. Õnneks ma olin tark ja pöörasin seal üleval ringi. Oleks ma siia alla sõitnud, no, siis ma oleks pidanud siin ringi keerama. See on ka okei, aga siit ma üles ei lähe. Seal eemal on veel hullem tõus. Mis mõttes? See siin ei ole KLR-ile. Jaa. Aga vägev koht, jumala ilus. Mul on hea meel, et ma siia tulin. No, siukene vaade. Ja siit tuleks üles, siit tuleks saab ülesse. Vaatame. Yes. Siit sai ülesse. Ja siit alla saab. Fuck me. Ei väga jube olla. Mootoriga pidurdab. Okei. Tore motivatsioonisirg. Raudteetamm, ma arvan. Millesse ma ennast nüüd siin tuju all mässin tulen. Väga hull ei tundu olevat. Tee peale ka jõudma. Hullem on möödas siin enam. Saavind ei pea ületust tegema. Väga hea.
See oli päris karm pusimine seal metsas. Aga nüüd olen ma väljas. What the fuck? Päris solid pull. Sõitsin siit metsast läbi ja kuulen nagu mingi tükk-tükk siuke aja käib. Nagu single tracki peal sõitis rammides. Mõtlen, mingi lind on see. Siis panen kõredi mootori seisma. Ei ole lindu, hakka sõitma jälle. Tükk-tükk. See veider värk. Ma sain aru, et see ikka vist ei ole lind. Jõudsin tee peale välja. Hakkasin juba mingi musti stsenaariumeid peas tegema, et ma ei tea, mis iganes mootori sees mingi tõkk-tõkk. Et nüüd on nässus. Ja siis kaalustasin ka seda piduri supporti, et äkki selles on asi. Jah. Aga see loksutamine ka ei teinud seda tõkk-tõkk häält. Ja mis ma siis avastasin? Piduri ketta üks kinnituspolt on lahti. See käis vastu siin vist, mis on kulunud ka, käis vastu ja morditoru või piduri supporti ja tegi tõkk. Et palki lind. Panin kiivri maha, sest et väike tehniline probleem, et kui ma keeran rooli länksu välja teisele poole põhja, siis ta kergib, siis ta lükkab gaasi põhja, ehk siis ta kuidagi poob neid gaasitrosse siin. Ma ei tea miks, aga kõige lihtsam põhjus on ilmselt see, et see on siit nurga all. Ma pean järgi laskma seda ja allapoole liigutada. Ma ei tea, miks see niimoodi läks, sest et üldse ei kukkunud siia poole. Aga vaatame, mis saab. Ma olen siin kuskil, kus raketibaasi lõkkekoha lähistel. Ma siin vihma vahele ei saa. Kuradi hea, kui sa oled ikka tark. Lasin siit need kruvid lahti, liigutasin milli võrra allapoole seda gaasi ja nüüd ta ei kerki. Enne oli rool selles asendis, siis oli niimoodi gaas peal, aga nüüd ei ole. Ja hea, kui sul on tööriistad kaasas. Ma olen
kui ma midagi parandan garaažis ratta juures, siis ma lisan selle siia komplekti. Ja nii on mul siin kõik need asjad, mida mul ratta juures vaja on ja mida ma kasutada oskan. Jah, mõnikord võib-olla näitan lähemalt. Praegu ei ole akusid selleks. Väga nunnu track. 5. päev ja nüüd sai vihmasõdu mu lõpuks kätte. Vesi on siin all ja need palgid on siin on alla kukkumas. Vot, siuke nipilõit on praegu.